Linnavõimud suhtusid ettevõtmisesse suure kahtlusega, kuid täitsid igaks juhuks nõudmised. Tarkade kivi, nagu üldiselt teada, võib sündida vaid väävli ja elavhõbeda pühast ühendusest. Elavhõbe, mis on tuntud ka Merkuurina, hõlmab vett ja õhku ning kehastab naiselikku alget. Väävel aga, nimetatud ka sulfuriks, põlvneb maast ja tulest ning on meheliku alge esindaja. Nende kohtumisel toimub täielik ühtesulamine ja sünnib uus aine, millel on eluandvad võimed. Kuid see juhtub vaid siis, kui Skorpioni tähtkujus asuv Merkuur vastandub Plutole ja Marsile ning kahaneva Veenuse vastupanu on nõrgenenud. Katse tuleb korraldada ajal, mil Kuu asub horisondi kohal kõrgusel, mis moodustab 8/5 tema diameetrist ning varjud jäävad põhjakaarest 24 kraadi idasuunas. Katse edukaks läbiviimiseks tuleb jälgida, et laboratooriumisse ei satsuks 17 kuud ja 3 päeva vana mustkass valge rombikujulise läguga kõrvade vahel. Emmanuel siis hakkas elu keema. 1248. aastast kehtis Tallinnas Lübecki linnaõigus. Kõrgeimaks võimukandjaks oli linnas raad, kuhu valiti kaupmeeste vennaskondade ja gildide esindajad. Lübecki õiguse järgi olid kõik seisused seaduse ees võrdsed. Mida on mul enda õigustuseks öelda? Kui te peate praegu üleval nagu headele poistele paane, täidab jõulvana igal aastal linnaaida rukkiga, millest jätkub kõigile. Lisaks veel 1000 marka linnakassasse. Kui jääte paideks poisteks, tuleb teil leida edaspidi ohtrat aega nututamaks. Kuidas ootamatult sülle kukkunud rikkust omavahel jagama? Linnal oli lisatulu hädasti tarvis. Aga käes oli juba 16. sajand, keskaeg Eestiski otsakorral ning inimesed mõistsid hästi, et seadus seisab kasuahnusest kõrgemal.